Hei, hei! Siin on vaimse tervise nõuande nurgakene iseenda heaks. Ja täna räägime sellest, kuidas teistele head enesetunnet tekitada. Enamjaolt inimesed mõtlevad vaimse tervise küsimuste all seda, kuidas nad ise hästi tunneksid, kuidas nad ise positiivselt mõtleksid ja unustatakse ära või vähem tähelepanu pööratakse sellele, et kuidas teistele ootamatult midagi head teha. Ja see teiste aitamine või teiste jaoks teenete tegemine ei tohiks olla eesmärk omaette, aga mis siin aitab sinu vaimset tervist toetada, on see, et tehes teistele midagi meeldivat või positiivset või üllatades neid kuidagi, tegelikult sa saad ka ise energeetilise laengu heas mõttes. Ja võta pliiats ja paber või märkmik ja pliiats ja pane kirja vähemalt 10 asja, kuidas sa saaksid teiste jaoks teha juhuslikke, heasoovlikke tegevusi. Ja pane kirja 10 esimest asja, mis sul pähe tulevad. Ja kui sul on aega, võid võtta rohkem aega ja panna kirja siis neid rohkem, aga see 10 võiks olla siis miinimum. 10 juhuslikku, heasoovlikku tegevust kaasinimeste jaoks. Ja see kirja panemine üksi loomulikult sulle energialaengut ei anna, vaid siis homme, võib-olla ka täna õhtul juba, võta sealt nimekirjast 1 või 2 asja ja tee neid kellegi teise jaoks. Kui sa tahad seda harjutust edasi arendada, siis sa võid sinna taha panna ka näiteks nimed, et kellele sa siis mingisuguseid üllatusi või teeneid osutad. Aga sa võid jätta sellega spontaanseks, näiteks täna võtan nimekirjast esimese asja ja teen siis või pakun seda siis mitmele inimesele, kellega ma täna kokku puutun, kas siis oma pereliikmed kodus või töökaaslased või sõbrad või sugulased, et vahet ei ole. Oluline on see, et luues teistele positiivseid emotsioone, me tegelikult loome neid ka endale. Ilusat päeva sulle ja rõõmsate kohtumist!